Aga ma arvan, et võime küll alustada nüüd. Ja täna siis räägin teile natukene, kuidas siis sujuvalt müüa aasta kõige tähtsamal müügiperioodil, eks ju, tipphooaeg, must reede, jõuluperiood, jõulueelne ostlemishullus nii-öelda, et kuidas siis võimalikult rahulikult ja edukalt müüa, kuidas siis nagu maksimaliseerida neid müüke, kadu endale ja ühtlasi ka siis kliendi rahulolu ning seeläbi ka siis korduvoste. Siis päevakava, mida hetkel näete slaidil, sinna hulku siis kuuluvad põhilised teemad, mis nagu teid abistavad siin tipphooajal. Alustuseks siis räägime natukene pakkumiste haldamisest, seeläbi siis ka toodete aktiveerimisest. Ühtlasi peatume siis meie uuel põneval projektil, meie nimi on siis Pigu Pluss klubi, täpsemalt siis lojaalsushinnad. Seletan siis lähemalt, mida see tähendab teie ja klientide jaoks. Peatume ka kindlasti siis kõige tähtsamal teemal tõenäoliselt, mis on siis tellimused, tellimuste töötlemine, kinnitamine, eks ju. Ühtlasi ka siis tellimuste tagasilükkamisest, mis tingimustel see juhtub näiteks. Kuidas oleks võimalik siis jälgida näiteks hilinenud tellimusi. Peatume ka põgusalt siis ühtlasi tellimuste pakendamisel ja ühtlasi ka siis meie fulfillment funktsioonil, mis kindlasti võib teid väga palju aidata tipphooajal. Jällegi siis nii müükide kui kliendi rahulolu maksimiseerimisel. Lisaks veel siis viimasena peatume meie võta ühendussektsiooni peal, mille eesmärk siis nagu ongi aidata meie müüjatel leida infot või lahendada probleeme tellimuste ja asjadega, mida siis päris ise ei saa tehtud. Niisiis, alustuseks räägime siis pakkumiste haldamisest, toodete aktiveerimisest, kuidas see töötab täpselt nii edasi. Et meie platvorm siis töötab sisuliselt suletud kataloogi põhimõttel. Mida see siis tähendab? Kui ütleme, et platvormil tuleb siis müüma uus müüja, kes soovib siis müüa sama toodet, mis on juba eelnevalt platvormile laetud, siis seda on võimalik lihtsalt liituda tootekaardiga, et ei pea nagu hakkama ise eraldi tootekaarti looma. Et see lihtsalt välistab selliseid situatsioonid, kus näiteks võib-olla siis populaarsemaid tooteid, mida müüvad 10 müüjad, et klient peaks siis läbi sumpama mitmekümnest lehest täpselt sama toote tulemustest. Ja nagu mainisin, siis uued müüjad lihtsalt liituvad siis olemasoleva kaardiga, teevad oma toote pakkumise, siis hind, kogus, tarne ja siis hakkavad seda müüma. Ja võib-olla, kui te olete eelnevalt meie platvormilt ise ka ostnud, siis te näete, et esimesena näidatakse tavaliselt ühte pakkumist ja siis ülejäänud müüjate pakkumised, kes sama toodet müüvad, järjestuvad lihtsalt allapoole. Vabandust, üks moment, ma lasen veel kuule meie miitingule sisse. Niisiis. Ja nagu mainisin, et siis need pakkumised järjestatakse üksteise järel. Kõigepealt on siis üks põhipakkumine, mis on siis võitud buyboxi ja siis ülejäänud pakkumised järjestuvad allpool. See järjestus siis üldiselt on arvestatud selle järgi, et näiteks tarnekiirus, hind, müüja reitingud, mitmeid erinevaid aspekte selles mõttes, aga eesmärgiks on siis pakkuda esimesena kliendile siis kõige tema jaoks peibutavamat toodet. Ja siis nagu mainisin, see pakkumiste järjestus arvestatakse siis algoritmi alusel. Tavaliselt on siis seal aluseks buyboxi hind, müüja hind, lojaalsushind näiteks, tarnekiirus ja siis reitingud. Seepärast siis ongi väga tähtis nagu võimalikult korrektselt lisada kõik need andmed. Tarneaeg, näiteks tarneaeg peaks märkima tundides, 24 tunniste intervallidega, ehk siis 24 tundi, 48 tundi, 72 tundi ja nii edasi. Ja välja tuleks siis saada arvestada nii nädalavahetused kui ka pühad. Ja kui toode on välja müüdud, siis kogus on ju null jooksnud, toode on välja müüdud, siis klient näebki silti välja müüdud ja tal on võimalik seda uuesti tellida, kui te siis uuendate laokoguseid. Sellepärast on väga tähtis hoida alati silma peal laokogustel, et siis tagada toote kättesaadavust, tagada enda müügid ja kindlasti tuleks vältida iga hinna eest tellimuste tühistamist, sellepärast kui toode on otsa saanud, sest et see tõmbab teie reitinguid lihtsalt alla ja kliendi usaldus võib väheneda nii teie kui ka meie platvormi vastu. Hinna määramisel näiteks aitavad teil ka mõned funktsioonid meie platvormil. Üks asi on näiteks siis buybox, mida mainisin. Selle ma peatan natukene hiljem veidi veel. Ja recommended market price väli, mis siis on ütleme keskmine turuhind. Süsteem on kõik võrrelnud erinevaid müüjaid, offline, online ja siis paneb välja keskmise soovitatud hinna
et hoida veel siis pakkumine atraktiivsena, eks ju. Niisiis. Ma küsimustele vastan veidi hiljem, kui teile sobib, et ma praegu räägin presentatsiooni ära ja tegelikkuses ma saadan teile ühtlasi üle lingi, kus saate mugavalt kõik küsimused saata. Siis on teil veidi parem neid esitada ka. Niisiis. Sinna lingile võite siis julgelt lihtsalt kõik küsimused saata. Ja ühele küsimusele vastan ruttu ära, mis ma näen endale tekkinud, et juhul kui toode on otsa saanud, eks ju, siis samal hetkel, ütleme, kui toode on otsa saamas, on, aga võib-olla kogused pole uuenenud, näiteks kui 2 klienti teevad samaaegselt tellimust, siis süsteem tühistab selles mõttes see tellimus ära, kui teie kogus on nulli läinud. Ehk siis te ei pruugi seda tellimust saada lihtsalt. Nii siis. Aga jah, kui te olete selles mõttes toote laadinud ülesse, olete lisanud selle pakkumiseks ja selle toote aktiveerinud, ja siis palun pidage silmas, et kui teil tuleb tellimus, siis see tellimus tuleb täita. Sellepärast, et kui te tellimust ei täida, mis te olete juba saanud, eks ju, siis see on halb teile, see on halb meile ja see on halb kliendile. Teie reitingud selles mõttes langevad, kui näiteks tellimus hilineb, siis hilinemise määr tõuseb ja üldiselt siis jah, müügid ja tulemused langevad. Ja selles mõttes tulebki nagu alati hoida kogused ajakohasena, nii palju kui vähekene võimalik ikkagi. Jälgida neid ja vajadusel saate ka näiteks siis lihtsalt näiteks ühendada XML-i või API kaudu neid laokoguseid, et siis saaks võimalikult kiiresti automaatselt kõike hallata, eks ju. Niisiis. Juhul, kui te soovite näiteks laadida kogu oma sortimenti alla meie süsteemist, siis on teil võimalik lihtsalt võtta Excel fail või Excel formaadis eksportida siis tooted meie süsteemist. Siis see Excel, mida te sealt alla laete, seal on väga palju infot toodete kohta ja kuidas seda täpsemalt teha, on siis niimoodi, et lähete tootesektsiooni, leiate vasakult poolt siis sektsiooni products ja siis sealt valite jällegi kategooria filtrite alt väärtuse all või kõik. Kui teete nii, siis süsteem näitab teile kõiki teie tooteid ja seejärel peaksite lihtsalt vajutama veel rakenda või apply, nagu näete slaidide peal. Siis see rakendab selle filtri valiku ja näitabki neid tooteid, mida te soovite näha. Kui te nüüd siis soovite lõpus veel eksportida seda faili, nagu rääkisime, siis vajutate lihtsalt nuppu export ja teil hakkab alla laadima siis süsteemist Excel fail, kus on siis kirjas toodete kirjeldus, toodete tiitlid, kuid ühtlasi näiteks pakkumiste teabed, eks ütleme seal laoseis, poolte hinnad, erinevad tarneajad toodetel ja ka siis buybox hinnad. Ühtlasi veel ka näete siis neid recommended market price value ja lisaks veel ka instant price value. Natukene läksin siin ettepoole, üks moment. Niisiis, pakkumise staatuse osas. Pakkumise staatus siis näitab teie pakutud hinna, tarne ja koguse staatust. Et seda nüüd ei tasu sassi ajada siis toote staatusega, sest need on 2 erinevat asja tegelikult. Et siin tulebki mängu nüüd see tootekaardile ühendumine. Et toode ise võib olla aktiivne juba teise müüja poolt, aga siis teie pakkumine on siis see, mis näitab, kas teie pakutud variant tootest on aktiivne. Ja nagu näete, siis siin ekraani peal, eks ju, on eraldi väli toote siis selle taasta enda staatuse kohta ja siis siin on eraldi väli pakkumise staatuse kohta. Kui pakkumise staatus on siis slider, mis on siis sinist värvi ja paremal pool, siis teate, et toode on aktiivne ja ühtlasi ka teie pakkumine on aktiivne sellele tootele. Ja tasub ka silmas pidada, et igal turul on erinevad staatused, toode võib olla näiteks aktiivne Eestis, mitteaktiivne Leedus ja vastupidi. Kui te nüüd selles mõttes, kui teie pakkumise staatus on selles mõttes inaktiivne, siis see tähendab ka seda, et klientidel pole teie käest võimalik seda toodet osta. Et siis alati tuleb jälgida, et oleks nii toode kui ka pakkumine aktiivne, eks ju. Kui te nüüd siis soovite aktiveerida pakkumist, siis tuleks esmalt valida sortimendis siis toode, eks ju. Näete siin toote slaidil oleval fotol, näete siis toote fotost vasakul, on siuke väike kast. Teete sinna sisse linnukese ja siis seejärel vajutate slaiderilt siis pakkumise aktiivseks, nagu siis siin parem pool punasega on tähistatud. Siis muutub pakkumine aktiivseks. Ja mida tuleb veel silmas pidada on see, et tootel ei ole võimalik pakkumist lisada ja seda aktiveerida,
kui te pole toodet ennem saanud kinnitatud. Et meil päris paljudel kategooriatel toimub automaatkontroll. Automaatkontroll siis tavaliselt ütleme 24 kuni hiljemalt 36-48 tunni jooksul kontrollib üle toote automaatselt ja kinnitab selle ära aktiveerimiseks. Küll aga võib nagu esineda probleeme näiteks, kui tootel on mingid väljad täitmata, kui tootel on mingid kindlad märksõnad, mis siis automaatselt eeldavad mingeid lisa nagu küsimusi või lisainfot. Et siis ei pruugi automaatkontroll töötada, nii et kui te ikka näete, et toode ei aktiveeru või ei kinnitu 1 või 2 tööpäeva jooksul, siis tasuks ühendust võtta meie tehnilise toega, kasutades võtta ühendust funktsioonisüsteemis ja neile teada anda sellest. Siis nad saavad selle toote saata eraldi kinnitamisele ja probleemi ära lahendada selles mõttes. Ja te näete, kas toode on kinnitatud, siis sortimendi pealehel on eraldi tulk nimega quality check või kui te avate tootekaardi, siis tootekaardi täiesti alla scrollides näete, on 2 välja, basic ja quality check. Basic check on siis see automaatkontroll, mida mainisin, ja quality check on siis päris tõsisem, aga veidi nagu põhjalikum siis järelekontroll, Et see on nüüd siis eriti tähtis näiteks toidukaupade, lemmikloomatoitude, meditsiiniliste toodete ja sükeste asjade puhul, mis lihtsalt eeldavad mingit lisakontrolli. Ja kui toode pole kinnitatud, siis üldiselt on toote staatus märgitud kui active või hidden. Vabandust, mitte kui active, vaid inactive või hidden. Nii siis. Ja kui te nüüd näiteks soovite aktiveerida mitmeid tooteid korraga, kui sortimendis on seal rohkem tooteid juba, siis seda on ka samamoodi võimalik teha, et siis lihtsalt jällegi, nagu mainisin, lähete siis sortimendi pealehel, saate seda teha siis siin slaidi olevast vasakul rivamenüüst, mida näete, valite tooted ja products ja siis kategooria filtri alt jällegi valite väärtuse kõik või all. Et siis näitab teile teie kogu sortimenti ja saate korraga aktiveerida nii palju tooteid, kui soovite. Aga mida tuleks veel siis seal teha sammudena on see, et kui näete, siin on vasakul veel pool kategooria filtri all väike kast punasega välja toodud, kuhu saab linnukese teha. Teete sinna linnukese, valite siis väärtuse select all või vali kõik ja siis seejärel valike kõik teie tooted süsteem sealt välja ja siis peate lihtsalt valima ülevalt tegevuse. Et kas siis activate offers näiteks, kui soovite toodet aktiveerida ja valite ühtlasi turud, kus siis soovite toodet aktiveerida. Et võite ka näiteks siis teha ükshaaval siin need turud, et kui tahate tooteid ainult Leedus aktiveerida või Lätis, saate nii teha, kui ainult Eestis siis samamoodi või kui kõik 4 korraga, siis lihtsalt täidate kõik väljad siin linnukastega ja confirm. Ja sama asja siis saate ka teha näiteks, kui on vaja pakkumisi deaktiveerida, et lihtsalt siis peategi valima vastava tegevuse siin, et aktiveerimisest paremal pool on deactivate offers ja sealt saate teha seda. Siis järgmiseks räägin teile natukene insult price'ist. Insult price on siis sisuliselt selline funktsioon, et see on nagu algoritmiline platvorm siis välja arendanud, mis siis põhimõtteliselt analüüsib ja võrdleb kõiki siis hindasid kohalikul turul ja siis üldiselt ka Baltikumi turul. Vaatab seal üle, nagu mõttes kõrvutab need hinnad, kõige madalamast kõige kõrgemani, leiab sealt see keskmise maksimaalse hinna, mis on veel ikkagi atraktiivne kliendi jaoks. Et kui hind nagu ületab seda insult price'i ja toode saab külge selle insult price märke, siis teie pakkumine deaktiveeritakse ja kliendid ei saa seda toodet osta enne, kui te olete siis hinna alandanud maksimaalse lubatud tasemel. Ja see funktsioon selles mõttes töötab 24/7, et ta nagu analüüsib neid hindu stabiilselt iga päev ja insult price võib samamoodi muutuda. Et isegi kui näiteks mingi tegelane turul on paisanud väga odava hinnaga tooteid turule, siis see ka muutub üsna kiirelt. Tähendab see insult price märge, et kui eelmisel päevaks neid tooted ära müüdud, siis insult price märge ka kaob ära selles mõttes muutub. Ja see funktsioon on selles mõttes ühtlasi ka teie huvides müüjana, et kui nagu hind ületab seda maksimaalset taset, siis klient lihtsalt ei pruugi osta ja tõenäoliselt valib teise müüja või üldse saidi kasuks ja te lihtsalt ei pruugi saada soovitud müüke ja tulemusi.
ja te saate selles mõttes välja filtreerida meie süsteemist kõiki neid tooteid, millel siis on instant price märge. Ja seda saate siis teha niimoodi, et jällegi lähete sortimendi pealehele, eks ju, ja siis te ei pea isegi seekord valima kategooria filtrite alt all, kuid igaks juhuks võite ka seda teha, kui midagi kahtlete, seal kahtlustate, aga üldiselt peaks töötama ikkagi asi niimoodi, et valite paremal pool olevast siis filtrist, ehk siis lisanduvad filtrid. Lihtsalt scrollite allapoole ja valite sealt instant price filtri, panete väärtuse yes ja siis rakenda filtri. Et siis seejärel süsteem näitabki teile ainult neid tooteid teie sortimendist, mis on siis saanud selle instant price märk. Järgmiseks siis räägin natukene kehtetust hinnast või invalid price'ist. Mida siis tähendab invalid price või kehtetu hind? Et see on turvafunktsioon sisuliselt teie heaolu huvides. Et kui toodetel tuvastatakse mingi tõsine suur nagu hinnamuutus võrreldes eelmisega, et näiteks kui eelnevalt on müügis olnud 100 euroga, nüüd järsku on 1 euroga, siis ta deaktiveerib selle pakkumise korraks ja ei lase seda müüki panna. Et see ongi siis selle jaoks, et ei tekiks olukord, et te kogemata alla oma hinna müüksite toodet. Panete näiteks 100 asemel 1,00. Ja kuidas seda siis märget eemaldada on nii, et vaatate lihtsalt üle sortimendist tooted, just need, millel on näiteks tulnud see invalid price, eks ju, ja lihtsalt siis näete siin slaidi peal ka kõige parempoolsem tulp invalid price, see on niisugused sinised linnukesed, eemaldate need lihtsalt ja siis salveste lõppu. Et juhul, kui nagu tooteid on rohkem kui üks, oleks mõistlik teha niimoodi, et jällegi panete kategooria filtri alt esmalt kõik või all ja siis panete lisanduvate filtrite alt invalid price märka ja siis lihtsalt saate eemaldada neid kõigil seda korraga, lõppu lihtsalt siis salvesta. Ja seda ongi siis, nagu mainisin, korraga võimalik samamoodi teha, aga tasub silmas pidada, et kui te tahate näiteks seda teha kõikidel turgudel, siis tuleks jällegi ära märkida kõik turud selles mõttes eraldi. Ja see linnukene nii-öelda kasti, mida rääkisin alguses, tuleks teha siis see ülemisse, select all. Ja pärast seda, kui siis olete teinud seda ära, siis see invalid price märge kaob ja toode ja teie pakkumine aktiveerub uuesti. Siis saate hakata jälle ilusti müüma seda. Et ta lihtsalt rõhutan igaks juhuks üle tõesti, et see ei ole kuidagi mõeldud selleks, et teie tööd häirida, vaid see on ikkagi selle huvides, et ei paneks müüki toodet kogemata märkimisväärselt soodsama hinnaga, kui te tahtsite tegelikult. Sest jällegi, ütleme, kui läheb toode müüki vale hinnaga ja te saate tellimuse juba, siis teil ongi põhimõtteliselt ju 2 varianti, kas tühistada tellimus ja teie enda reitingud langevad või siis müüa kliendile alla oma hinna see toode. Et kumbki variant ei ole hea, nii et pigem siis jälgi neid invalid price märkid. Nagu mainisin, siis räägime natukene meie uuest põnevast projektist Pigu Plus klubi. Ja Pigu Plus klubi on siis sisuliselt lojaalsusklubi klientidele. Mõistlik oleks juba kõigepealt seletada, miks ja siis saame edasi vaadata. Ühesõnaga, uuringud sisuliselt näitavad, et toodetel, mis osalevad nagu siis lojaalsusprogrammidest, on kuni 20% rohkem müüke ja ütleme kliendid, kes siis võtavad osa lojaalsusprogrammidest, tavaliselt võivad osaleda isegi, ostelda kuni 73% rohkem kui kliendid, kes ei osale lojaalsusprogrammidest. Ja mitte ainult veel seda, andmed näitavad, et need lojaalsusprogrammi osavõtvad kliendid võivad kulutada kuni 40% rohkem iga ostu puhul, sellepärast, et neil on võimalik rohkem säästa niimoodi. Ja miks võib-olla see lojaalsusprogrammil nagu on inimestele nii tähtsad ja miks nendest saab nagu kasu, ongi siis see, et personaliseeritud pakkumised, eks ju, põhimõtteliselt ongi niisugune situatsioon, kus me keskendume ikkagi üksi kliendile ja klient tunneb ennast või tunneb niimoodi paremini, nagu ei saab aru sellest paremini, kui tähtis ta on iga müüja ja meie platvormi jaoks. Ja siis lojaalsusprogramm ongi sisuliselt teie võimalus nagu suurendada enda müüke, toodete nähtavust, eks ju, ja konkurentsivõimet ilma, et te peaksite tegema mingid märkimisväärseid lisainvesteeringuid. Ja siis selle tegemiseks peaksitegi lihtsalt määrama oma toodetele siis lojaalsushinna, siis on nähtav ainult registreeritud klientidele, ehk siis lojaalsusprogrammi liikmetele. Nagu mainisin, saategi rohkem nähtavust sellega, sellepärast, et toote lisatakse sagedamini reklaamipunktaalmitesse ja ühtlasi ka siis personaliseeritud soovitustesse. Ja ühtlasi, nagu mainisin alguses, et siis lojaalsushind ühtlasi ka mõjutab siis buyboxi. Tegelikult see on ikkagi hind ja kui te saate pakkuda paremat hinda kui teised müüjad, siis järelikult on teil ka suurem šanss võita buybox.
Ja kuidas te siis saate määrata neid lojaalsushindasid, et selleks on paar erinevat meetodit. Esiteks saate siis kasutada soodustuse funktsiooni meie süsteemis. Näete, siin slaidi peal on ka välja toodud discounts ja see on siis ribamenüü nii-öelda meie platvormi vasakul pool, kus saate seda teha. Teine variant on siis see, et te määrate manuaalselt müügihinna pärast soodustushinda. Et kuidas seda siis teha on niimoodi, et teetegi selles mõttes kategooria filtrite alt jällegi valiku all, siis teete kasti linnukese siin toote fotost vasakul ja siis määrate selle soodushinna siin tulbas sell price after discount, kuna see ka välja toodud slaidil. Ja kõige lõppu siis lihtsalt alati salvesta muudatused. Ja viimane variant oleks siis see, et te saate kõikidele toodetele põhimõtteliselt korraga määrata soodushinda, kui te kasutate siis varude ja hindade importi või stock and price importi. Et siis lihtsalt lähetegi põhimõtteliselt sortimendi pealehele. Seekord kategooria filtrit midagi puutuda pole vaja, lihtsalt üleval paremal nurgas on siuke nupp nagu import. Valite siis sealt impordi alt 3. valiku, hinna ja koguse import, slaidi peal näete nimega stock and prices import. Ja siis põhimõtteliselt avate uus dialoogiboks süsteemis, kus siis on teil võimalik alla laadida neid malle või alusfaile. Lähed siis selle alusfaili alla ja siis ühtlasi tuleb siin kasuks näiteks oma sortimendi, kogu sortimendi siis välja eksportimine, nagu alguses mainisin, et saate need 2 faili sisuliselt ühendada ja ise nagu vähem tööd teha selle võrra. Kui siis olete selle faili valmis saanud, eks ju, ja hakkate seda üles laadima meie süsteemi, siis süsteem küsib teie käest mappingu või kaardistamise valikuid. Ja see ei ole midagi selles mõttes keerulist, lihtsalt tulebki nii-öelda kokku viia sama nimedega väljad. Et siis meie süsteem teab nagu, mida oodata nendelt väljadelt. Ja juhul, kui siis tooted on juba üles laetud ja aktiveeritud, eks ju, siis tuleks teil tellimus kinnitada ja tellimus tuleks täita. Ja tellimus tuleks selles mõttes kinnitada ikkagi 4 töötunni jooksul. Sinna hulka siis kuulub esmaspäevast reedeni kell 08:00 kuni 17:00. Ehk siis tööaeg, eks ju. Ja välja tuleks siis sealt arvestada nädalavahetused ja riigipühad. Ja miks see on tähtis, on ikkagi see, et nagu ütleme, e-kaubanduse mõttes edulugu on ikkagi ju tugevalt seotud ka tarnekiirusega. Ja samamoodi, kui isegi ostate netis, siis tahaksite vähemalt kiiresti nagu teada saada, et kas te saate üldse seda toodet. Ja selleks siis tellimuse kinnitamisel lihtsalt panete confirm, pärast kui tellimus tuleb, näete siin ka slaidi peal, nagu te välja näeb see tellimuse kinnitamine. Ja siis üleval parem nurgas on siis confirm või kinnita nupp. Ja kui te olete tellimuse nüüd ära kinnitanud, siis saate liikuda edasi töötlemise etappi. Ja selle jaoks on teil vaja esmalt luua pakisilt. Ja siis pakisiltide kogus tuleks alati see mõttes tähelepanelikult välja arvestada, et tuleks luua vaid nii palju silte, kui te päriselt vaja on. Sellest, et kui näiteks on tellimus mitmes pakis, siis tuleks iga paki jaoks lasta välja omaette silt. Kuid nagu mainisin, ainult nii palju kui vaja, sellepärast, et tarnetasu arvestataksegi teie välja prinditud siltide põhjal ja kui te näiteks prindite neid ilma asjata liiga palju, siis esiteks meie süsteemis näitab nagu mingi tellimusosa hilineb ja teiseks te peaksite maksma topelt tarnetasu. Et kui selles mõttes olete nagu liiga mitu või liiga palju neid silte loonud kogemata, siis pole probleemi, lihtsalt kirjutage meie tehnilisele toele selle kohta võrdlemisi kiired, et nad saaksid ära kustutada need valed sildid. Seal puhul siis tasus ka mainida nende valede siltide need koodid, seda kogemata ja kustutaks ära teie seda kasutatud silti, eks ju. Ja ühtlasi tasub silmas pidada, et kui te nüüd kinnitate tellimust, siis sel hetkel, kui te kinnitate tellimuse, peaks ka kliendile saabuma arve. Ainus erand seal puhul on siis see, kui te saate paberkujul koos saadetisegast, et siis klient saab selle koos tellimusega. Aga üldiselt kui te näiteks olete valinud, et laete üles meie süsteemi, siis tuleks see laadida tellimuse kinnitamise hetkel. Ja kui te nüüd olete otsustanud automaatse arve genereerimise kasuks, siis ei pea üldse muretsema arve pärast. Süsteem ise loob selle, saadab kliendile, saadab teile koopia ja siis ka vastavas keeles. Sest et on ka tähtis teada, et kui te koostate arve näiteks Läti kliendile, siis tuleb arve koostada läti keeles. Ja kui koostate näiteks Soome kliendile, siis samamoodi soome keeles, eks ju. Ja arve peal selles mõttes ei pea olema mingi maksimaalselt palju infot. Piisab selles mõttes, kui on seal näha teie ettevõtte nimi, eks ju, ja ostja nimi, ostetud toote andmed ja selle hind.
kui olete kõik siis valmis saanud, siis tuleks lihtsalt lõppu vajutada töötle. Näete seda slaidil üleval parem on nurgas. Pärast tellimuse töötlemist siis tuleks siis teil laadida meie süsteemist alla see pakisilt ja kleepida see pakile. Printida välja ka ilmselgelt, eks ju. Ja tasuks silmas pidada, et see info, mis seal pakisildi peal on üsna tähtis. Et kui te näete seal mingi kulleri nime näiteks, kas siis Itella, et siis tuleks toimetada see vastavasse sihtpunkti. Et Itella on meil ainus praegu tarnija, kelle puhul tuleks tellimused viia nende siis terminali, sellepärast, et integratsioon Itellaga ei ole lihtsalt hetkel valmis. Omniva ja Unicendi puhul on olukord kergem ikkagi, sellepärast, et te saate viia praegu need juba pakki automaati. Me loodame selles mõttes Itellaga integratsiooniga võimalikult ruttu valmis saada ja anname kindlasti teada, kui see saab valmis. Siin paremal pool siis näete näiteks kõikide erinevate terminalide asukohtasid. Teie jaoks on siis kõige tähtsam just punasega märgitud Eesti müüjad. See on siis Itella terminal aadressis Sinikivi D3. Ja ühtlasi oleme ka välja toonud siis Unicendi ja Omniva terminali andmed, sellepärast, et näiteks kui teil on rohkem kui 15 tellimust, siis oleks tarvis pigem viia tellimused juba terminali, sest et paki automaadis lihtsalt ei pruugi olla piisavalt kappe ja tekibki pärast situatsioon, kus siis näiteks 5 tellimust saate panna ära paki automaati, aga siis peate juba minema järgmiste automaatide otsingule, et leida tühja kappe. Ja kui te nüüd saadategi siis pakendi on ju kulle terminali, kas siis Itella, Unicendi ja Omniva puhul, siis oleks mõistlik see meie viimase miili pakisilt mässida kile sisse näiteks. Et juhul, kui siis seal kulleri terminalis natuke seda kahjustatakse, siis ei ole probleemi, ainult kile saab kahjustada ja silt ise on ikkagi skänditav selles mõttes. Ja kindlasti peaks tegema kindlaks, et on paki peal ikkagi 2 erinevat silti. Siis see teie tellitud kulleri silt, kus on siis märgitud terminali andmed, ja siis meie viimase miili silt, kus on siis peal juba kliendi andmed. Ja kui olete siis terminali ära viinud tellimuse, siis meie koostööpartnerid juba hoolitsevad edasi sellest ise ja teie võite lihtsalt juba rahulikult järgmiste tellimustega tegeleda. Ja nagu mainisin, siis meie süsteemis on olemas automaatne tellimuse tühistamise funktsioon. Ja süsteem tühistab automaatselt tellimused kinnitel tingimustel ikkagi, et see ei ole nüüd iga asja peale päris. Et kui näiteks tellimused on 2 päeva juba viibinud, on 2 tööpäeva, see on tähtis, ja nendel puudub pakisilt, siis pärast 3. tööpäeva tühistatakse see tellimus ja teile saadetakse ühtlasi ka kliendile siis põhjendused tarnija ei ole toodet. Ja kõik siis tagasi lükatud tellimused sisalduvad pakkumised siis deaktiveeritakse ja neile tekib siis meie front-end süsteemis märge kui välja müüdud. Ja PMP vaates siis teile kuvatakse veel ühtlasi ka tellimus lükati tagasi, kuna te kinnitanud seda nõutud aja jooksul. See on siis see viimane teavitus. Ja näitena siis toon siin teile välja, et kui näiteks tellimusitaks on 14. aprill, siis saadetakse teile pärast, kui 2 päeva on tellimus kinnitamata, on 2 tööpäeva, siis 16. aprill saadetakse teile meeldetuletus, 17. aprill ja 18. aprill hiljemalt tellimusega tühistatakse. Et seal tasub silma peal ikkagi hoida, et kui raha ei tasu laua peal ette, eks ju, et kui ikkagi tellimus on tulnud, klient on see maksnud, siis jah, tõenäoliselt kiiresti peaks välja ka tasata. Siis täna oleme väga võtnud südameasjaks endale hilinenud tellimuste jälgimise. Sest et meie nagu platvorm ikkagi eesmärgiks on pakkuda klientidele võimalikult head ostukogemust ja müüjatele võimalikult head müügikeskkonda. Ja selleks, et me saaksime seda teha, peame ikkagi jälgima, mis tooteid müüjad müüvad ja kui kiiresti neid tarnivad. Me jälgime selles mõttes neid hilinemise määrasid igapäevaselt ja kui näeme seal mingi probleeme tuvastame, siis me alati anname teada. Ja selle eesmärgiks ikkagi ongi lihtsalt tõesti pakkuda võimalikult konsistentset ja kvaliteetset teenust. Et ei ole kuidagi viisi kiusamise eesmärgil, aga tõesti, et lihtsalt pakkuda võimalikult head ostukogemust. Ja juhul siis ütleme, kui näemegi, et see hilinemise määr hakkab tõusa müüa, siis nagu mainisime, teavitame ja üldiselt me hakkame siis suhtlema selle müüjaga, et üritame siis ühiselt leida nagu põhjused, mille pärast tellimused võivad hilineda. Aga selles mõttes, kui me ikkagi näeme, et see on korduv probleem, mis ei lahene mitte kuidagi, siis lõpuks võime lihtsalt ka rakendada muid meetmeid, nagu näiteks ajapuhver,
mis siis sisuliselt tähendab seda, et teie toodetele lisatakse, vähemalt teie tarnele lisatakse mingi kindel puhveraeg. Näiteks teie märgite 24 tundi, aga ajapuhveriga tuleb siis välja 48 tundi. Ja siis selle eesmärgiks ongi lihtsalt teha kindlaks, et toode jõuaks kliendini kokku lepitud ja lubatud ajaks. Ja ühtlasi on olemas ka selline asi näiteks nagu kogusepuhver, et kui müüjal alatasa ikkagi tooted on otsas ja müüja lükkab siis neid tellimusi tagasi selle pärast, siis me lihtsalt paneme niisuguse kogusepuhvri, ehk siis kui näiteks müüja on märkinud süsteemi, et tal on 3 toodet, siis kogusepuhver miinustab seda ja näitab 2 toodet. Et see on jällegi siis eesmärgiks on selles ikkagi jah see, et klient alati saaks toote, kui ta juba näeb, et seda on nagu müügiks. Aga seda nagu ilma asjata ei määrata ikkagi ainult siis, kui on ikkagi väga tõsine juba probleem selle hilinemisega või siis tagasilükkamise määraga. Ja kui nüüd seal lõpus ikkagi ka see ei lahenda müüja hilinemise ja tagasilükkamiste probleeme, siis me võime ka lõpuks määrata trahve, kui müüja ei soovi otseselt koostööd lõpetada. Kuid see on tõesti nagu ikkagi viimane variant ja me iga hinnast üritaksime seda pigem vältida. Et see võib küll tunduda selles mõttes hirmutav, aga kahjuks karm reaalsus on see, et me isegi paar pidevalt hilinevat müüjate võivad rikkuda nagu kogu turumaine klientide silmis. Et see mõjutab ikkagi klientide rahulolu ja siis ka nii teie kui ka meie platvormi käekäiku. Ja hilinenud tellimuste koha pealt veel siis, et kuidas vaadata, mis see tarne tähtaeg siis on, mis ajaks siis tähendab, peaks see pakk olema kullerite poolt skännitud. Ja see on siis delivery deadline väli, mis seda näitab tellimuste sortimendis. Et on tähtis aru saada, et see delivery deadline on siis see hetk, mis ajaks peab see pakk olema kullerite poolt skännitud juba. Mitte see, et mis hetkel te saadate seda välja või nii, vaid just selleks ajaks peabki olema skännitud ikkagi. Ja päeva lõpuks üldiselt selle järgi käib arvestus NDT. Ja tuleks järjepidevalt ikkagi jälgida, need tarneajad oleksid korrektsed. Seda peab ikkagi väga tähelepanelikult selles mõttes vaadata, et kui te näiteks teate juba, et on mingeid probleeme tekkimas, näiteks on kiirem periood lihtsalt või tarnijal on mingeid probleeme või tootjal, siis võite näiteks pikendada seda julg. Üks moment, lasen veel ühe müüja kuulama. Nii siis, korras. Ja jah, et kui ikkagi on tipphooaeg, teate, et on probleeme tarne kiirusega, siis lihtsalt pange see palun pikemaks ja kui tellimus jõuab varem kohale, seda parem, aga kui tellimus hilineb, siis selle kohta kuuleb alati. Ja kui näete juba, et olukord on nagu lahenemas, ütleme, siis saate lihtsalt see tarneaega vastavalt madalamaks panna. Tarneaega saate alati muuta, see ei ole probleem. Ja uuesti lõpuks mainin ära, et tarneaeg tuleks märkida tundides, eks ju. 24 tunnistes intervallides ja tundides. Ja mida siis peaks tegema, kui te nüüd saate teate hilinenud tellimuse kohaltoimetamise kohta? Esmalt siis tuleks kontrollida hilinenud tellimuste nimekirja, et siis laetegi alla Excel formaadis ja võrdlete siis seda enda pakutud kohaltoimetamise tähtaega ja reaalset kohaltoimetamise kuupäeva. Ja siis kui te nüüd siis kõrvutate need, siis te näete, mis see keskmine hilinemine eks ju on ja vajadusel saate siis pikendada oma see tarneaega vastavalt sellele. Ja kui siis hiljem jällegi näete, et see olukord paraneb, siis saate lühendada jälle selle tarneaega. Aga tähtis oleks ka selles mõttes natuke analüüsida seda hilinemisi, et näha, mis neid võib põhjustada. Et põhjuseid võib olla palju, äkki on näiteks mingi lünk tellimuse töötlemise protsessis, kui olete API-müüja, äkki on mingi asi jäänud integreerimata, mis võiks olla. Äkki on näiteks laotöös midagi puud, et näiteks pakisildid ei jõua nendeni piisavalt kiiresti või printer kusagil kaugel, eks ju. Variantides mõttes palju, aga tuleks ka analüüsida neid andmeid ja vaadata, kuidas seda olukorda saab ravida. Sest jällegi tarnekiirus on tähtis nii internetikaubanduses kui ka üldiselt kusagil tellid ikkagi. Ja alati tasuks selles mõttes järjepidevalt ikkagi jälgida, et kui saategi see probleemiga lahendatud, siis tasuks ikkagi ka edaspidiselt monitoorida olukorda ja näha, kui mingid tellimused hakkavad jälle hilinema, mida hakkab kihva jooksma, et siis saate kohe seda parandada enne, kui probleem suuremaks läheb, eks ju. Siis cut-off time on ka asi, mis võib nagu selles mõttes mõjutada ikkagi tellimuste kohaltoimetamise viivitusi.
Cut-off time on siis sisuliselt selline tähtaeg, milleks kõik päevased tellimused peavad olema töödeldud. Ja meie süsteemi on siis vaikimisi see cut-off aeg nii-öelda 15:00. Et võib-olla on parem natuke selles näitajaga ka seletan selles mõttes, et kui võttes arvesse jah, meie vaikimise cut-off aega 15:00 ja näiteks teie toote puhul on siis tarneajaks märgitud 24 tundi, siis kõik ennem kella 3 saadud tellimused peaksid olema kohale toimetatud järgmise 24 tunni jooksul. Kui nüüd siis tellimus tuleb näiteks juba 15:01, 15:02, eks ju, siis need tellimused saavad automaatselt 24 tundi lisatarneaega ja need tuleks siis teil tarnida juba 48 tunni jooksul. Ja kui te nagu soovite cut-off aega muuta, siis on teil võimalus seda teha, kas siis rääkides oma kliendihalduriga või kui saadate päringu läbi võta ühendussektsiooni. Et siis meie tehniline tugi saab seda ka teie jaoks muuta. Ei ole probleemi. Tellimuste pakkimise standardid. See on ka jällegi tähtis küsimus, sellepärast, et kuigi meil nüüd ei ole mingeid väga jäikasid tellimuse pakkimise standardeid, oleme kokku pannud kindlad soovitused, mis abistavad teid siin tipphooajal ja ka üldiselt. Ja need abistavad siis sel määral, et need vähendavad tagastuste arvu, eks ju, kui toode on korrektselt pakitud, siis ta ei saa kahjustada. Ja lihtsalt aitab välistada igasuguseid probleeme, kus mingid pakid lähevad näiteks kaduma. Ja saadetesed peaksid ka olema selles mõttes pakitud ikkagi, et need tooted oleksid turvaliselt jooksid kohale, ütleme nii. Ja soovituslikult siis tavaliselt, kas olenevalt paki suurusest, eks ju, võiks ta siis olla kas pakitud kasti või siis eraldi nagu saatmisümbrikusse. Kindlasti tasuks veenduda, et pakk ei oleks liiga väike, aga ühtlasi ka liiga suur. Et kui on liiga väike, siis võib mingi osa välja tulla sealt pakendist kuidagi või näiteks kulle kuidagi kokku pressides natukene katki minna. Kui pakend on liiga suur samas, siis toode liigub seal sees ringi. Et tulekski veenduda, et oleks ka krassõigu kõik. Ja kastide puhul siis ütleme on maksimaalne kaal tavaliselt 25 kilogrammi, et kõik ilusasti jõuaks läbi kullerite kohale, sest et teadu pärast on ju ka seal Omnival ja Unicentil ka see 25 ja 30 vahel need limiidid. Ja kui me räägime näiteks kaubaalusest, siis on seal maksimaalne kaal 600 kilogrammi. Ja mis oleks võib-olla veel nagu tähtis mainida on see, et lainepapp on üldiselt kõige nagu parem pakendamiseks. Kindlasti mõttes teate te ise ka nagu on ju kõige varemini ikkagi, kuidas enda tooteid pakendada, aga lihtsalt mõistlik üle rääkida neist teemadest aeg-ajalt. Pakkekile samamoodi väga asjalik asi. See siis kaitseb teie tooteid peamiselt just niiskuse ja määrdamise eest. Pakkekile valimisel siis tasuks lähtuda sellest, et ta oleks võimalikult tugev ja et ei tohiks kergelt rebeneda. Et olles nagu ise ka laos töötanud, siis ma võin öelda, et see pakkekilel ja pakkekilel on ka ikkagi vahe sees. Ja kui me räägime nüüd siis pakkasti pakendamisest, siis jah, nagu mainisin, kahekordne siis sein või nii-öelda lainepapp oleks kõige parim variant. Ja lisaks sellele oleks ka mõistlik mähkida ise siis mingisse kaitsvasse materjali, kas siis mullikile või siis täitematerjal, vabandust, eestikeelne sõna ei tule praegu meelde, aga see packaging peanuts, mis ta nimi on nii-öelda. Siis niiskuse ja mustuse suhtes tundlikud esemesed, nendele peaks nagu rohkem tähelepanu pöörata, et eriti võtta arvesse on ju praegust kliimat ja ilma siin tipphooajal, siis need võiksid olla ikkagi võrdlemisi kaitstud niiskuse eest. Et kui mingi lund väljas saab vihma, et juba ainuüksi sinna pakkiautomaati viimisel või kusagilt ikkagi mingi niiskus sisse tulla ja ongi suur probleem. Et siis oleks mõistlik pakkida esmalt tugevasse kilekotti või siis mässida mitmekordselt mingisse kilekihti. Ja kui nüüd siis ütleme tellimuses seal pakis on rohkem kui üks ese, siis oleks mõistlik nad mähkida kõik eraldi on ju ja on ka võimalik kasutada nii-öelda vaheseinasid, et siis taga, et need liiguks. Aga vaheseinte puhul samamoodi on see probleem, et võib see nende kahe seina vahel ka liikuda, et siis see täitematerjal on ühel teisel juhul ikkagi väga tähtis. Ja siis üldiselt oleks mõistlik asetada siis see ese just sinna kasti keskele, eks ju, ja tuleks teha kindlaks, et iga külje pealt on nagu circa vähemalt 5 sentimeetrit mingit vahetu kaitsvat täitematerjali. Et siis oleks nagu ütleme niisugust puhverruumi ka, et kui seal kullele teebki midagi natukene valesti, et siis ei ole kohe tagastust vaja oodata sellest. Ja pakendi sisu peaks olema selles mõttes liikumatu, kindlasti nagu fikseeritud ühte kohta ja kuidas seda nagu kindlaks teha, siis ka võimalik ju niimoodi, et kui te hakkate sulgema seda pakendit, siis lihtsalt nagu õrnalt natuke ennast loksutada, näha, kas on mingit liikumist sees võimalik tuvastada ja kui ikkagi tunnete, et loksub, siis lihtsalt natuke täitematerjali juurde ilusasti.
ja kui teil on samale kullerile, ütleme, rohkem tellimusi korraga, siis teil on ühtlasi võimalik tellimusi konsolideerida. Ja mida see siis tähendab, eks ju, et panete tellimused kokku ühte portsu ja mitte korraga ära. Pakite nagu kõik tellimused ära, eks ju, aga kindlasti eraldi, et need on ikkagi erinevad tellimused, et tuleks pakkida eraldi, sildistada samamoodi eraldi, ehk siis igale nagu tellimusele peaks peale minema meie süsteemist genereeritud ja välja prinditud silt. Panete ilusasti kleepite peale ära pakendile, on ju, ja panete siis kõik ühisesse kasti nii-öelda või kauba alusele. Ja mis on siis tähtis, et olenemata, kas siis läheb see konsolideeritud tellimus kas siis alusega või karbiga teele, eks ju, nagu vähemalt kahele küljele tuleks siis märkida A4 paberil sõna miks, et siis terminalis teavad juba kullerid, et on vaja nagu eraldada sealt tellimused ja saata erinevatesse sihtpunktidesse. Ja pärast seda siis saabki see kulleri terminali. Ja aluste puhul, mis on tähtis silmas pidada, on see, et alus ikkagi ei seisa ju transpordijal kohal. Ei piisa lihtsalt sellest, kui laata kastid üksteise peale, vaid nad peaksid olema laotud korrektselt, niimoodi nad püsivad seal aluse peal keskel ja siis tuleks ühtlasi kas köita kinni plastikkoorma rihmedega või siis näiteks jällegi vana hea plastikkilega. Et mõlemad väga hästi töötavad, lihtsalt peamine, et pakendid ei liiguks, et välistada jällegi tagastusi. Ja nagu näete, siis siin pildi peal on siin keskmine pilt, et need alusel olevate passkastide ja pakendite otsad ei tohiks olla välja eenduvad, et see jällegi põhjustab probleeme, et eriti näiteks, toome näite, vaate aluse pannud veidi virdakalt kokku, kõige peal on mingi suur OLED-teler, mis eendib välja ja kuller viib selle roglaga laos ja läheb kusagile vastu mingit äärt ja juba on toode katki, tagastus ja probleeme kui palju, eks ju. Siis kui rääkida natukene nüüd siis meie enda süsteemi siltide peal, rääkida meie siltidest, siis tähtis on mitte muuta nende väljapeenitud piltide suurust. Et sildi suuruse muutmisel võib see moonduda ja tekitada probleeme. Ühtlasi tuleks siis vältida selliseid printimisvalikuid nagu fit to page või expand. Et fit to page või sobita lehele võib jällegi moondada vöötkoodi ja samamoodi siis selle laiendamine, niimoodi, et lõpuks ei pruugi olla loetav. Et tähtis selles mõttes. Ja silt peaks olema selles mõttes ikkagi ühes tükis kinnitatud, et see ei tohiks kuidagi lõigata, painutada, mis iganes, sellepärast, et kogu info, mis seal peal on kirjas, on tähtis mingile osale tarnest, eks ju. Et kui te lõikate ära näiteks ühe koodi, siis võib-olla läheb esimese kullerini, aga see viimase miili tarne võib nagu halvasti lõppeda, et lihtsalt panna selgelt ja loetavalt ühe külje peale ja siledalt ka samamoodi. Ja kui te siis nagu prindite neid silte, siis tasuks silmas pidada, et oleks ikkagi võimalikult kvaliteetne printer. Et ei mõttegi on ilmselt siin mingit prof-tasandi printerit, fotoprinterit nii-öelda, aga lihtsalt, et sealt ikkagi tuleks see välja loetavalt ja korrektselt. Ja tasuks kindlasti vältida seda situatsiooni, et printite silte niimoodi, et siis printeris on tint otsas. Et olen nagu selles mõttes seda viga isegi kunagi teinud ja tulemus oli ikkagi see, et lõpuks tagastati ära, see kast meile ja ei saanud kusagile seda saata lõpuks. Ja siis ühtlasi tuleks vältida liiga kõrget ja madalat resolutsiooni, et siis on muidu see oht, et vöötkoodi on kokku sulada, nagu näete siin pildigi peal siis jällegi kulleril ei ole võimalik skännida tellimust, joob teie lõpuks tagasi või kaob üldse ära kusagile põhjanabal, eks ju, et igal juhul pigem seda vältida. Ja pakisildi puhul tuleks siis ikkagi panna just pakendi ülaosale. Et kui nüüd ütleme, et te panete selle külje peale ja siis see toode on nagu tundlik selles mõttes loksutamise või liigutamise suhtes, siis võibki juhtuda, et toode kahjustub, kui seda nagu ümber pöörata skändimiseks. Eriti siis aktuaalne, nagu näete pildi peal siin vedelike ja värvide puhul. Ja pakisilt tuleks selles mõttes kleepida otse pakendi siledale pinnale. Et siin jällegi tuleb see mängu, et kui te panete näiteks mingi väga krobelisele pinnale, siis ta võib painduda või kortsuda ja siis seejärel ongi niisugune situatsioon, kus see vöötkood on nagu ebatasane ja skänner loeb ainult mingit osa sellest vöötkoodist. Ehk siis jällegi, kui seda painutada ja kortsuda liigselt, siis ei pruugi olla seda võimalik skändida lihtsalt. Ja mis ka võib-olla natuke aitab, ütleme juba ainuks selle pakendamise koha pealt ja ka sildistamise koha pealt on see, et kui te näiteks vaatate kullerite siis enda standardeid, see näiteks Itella või uue nimega Smartposti koduleheküljelt või siis Unicendi või Omniva. Ja täna on päris palju seal nõu ja abi ka selle mõttes.
Ja kui me nüüd räägime siis tellimuste väljasaatmisest, siis üldiselt peaks olema seal ikkagi ainult üks silt. Et 90% juhtudest on ju, peaks olema ainult üks pakisilt peal, see viimase miili silt nii-öelda. Ainus erand siis on see, kui me räägime nüüd terminalitarnest, sellepärast et siis peab olema täpselt kaks silti, eks. Üks on siis see terminali silt ja siis teine on see viimase miili silt nii-öelda. Ja kui nüüd kas siis näiteks taaskasutate silte või mitte silte, vaid taaskasutate karpe või olete valesti pannud kogemata mingi sildi, et siis pigem ärge palun üritage seda lihtsalt mingi kriimustada või kahjustada kuidagi. Te peaksite ikka üritama, et kas siis täielikult eemaldada või siis näiteks on ka võimalus kleepida siis uus silt selle vana sildi peale. Ja kui siis räägime nüüd jällegi sellest terminalitarnest, siis meie see viimase miili silt oleks mõistlik kilega ära katta igaks juhuks alguses. Ja natukene siis nüüd fulfillmenti teemal, FBP ehk siis fulfillment by PQ. Ja nendele, kes siis nagu ei ole veel tuttavad fulfillmentiga, FBP, edaspidi nimetame natuke lühemalt, et nüüd tuleb nagu pikaks, on siis nagu täisteenus sisuliselt, et teie saadate toote mingi portsu siis meie lattu, on ju, keskladu Leedus, kus siis saate hoiustada neid tooteid. Meie siis haldame neid tellimusi ja saadame neid välja. Et mida siin silmas pidada veel on võib-olla see, et kui te otsustate fulfillment teenuse kasuks, et siis kindlasti tuleks teha kindlaks, et tooted on nagu ikkagi eraldi pakendatud ka enne kui te saadate need lattu, et muidu võib keegi keerukaks minna, aga sellest teemast veidi hiljem. Ja miks nagu fulfillment on hea teile klientidele just, ongi siis see, et siis saab pakkuda, me saame üldiselt pakkuda palju kiiremat tarnet niimoodi, kas siis sama või järgmine päev. Pluss siis nagu tooteid kasutatakse kampaaniatesse rohkem ja jällegi, kuna on kiirem tarne, siis on ka buybox'i lihtsam võita. Ja mida on nagu tähtis silmas pidada fulfillment toodete puhul on see, et selleks, et saata tooted meie fulfillment lattu, tuleb esmalt kanda fulfillment inventory. Ja seda saab väga kergelt teha, siis lihtsalt lähete oma tavasortimendi lehele pärast siis fulfillment teenusega liitumist, märgistate tooted ära, mida soovite sealt sortimendi pealehelt ja siis see on eraldi valik transfer to fulfillment inventory või saada fulfillment inventory. Ja siis, kui olete nüüd tooted kandnud ära fulfillment inventory, siis tuleks nagu märkida ära kõik need tooted, mida soovite saata meie fulfillment lattu. Ja siis tuleb selle kohta luua eraldi varude täiendamine. Ja siis sinna varude täiendamisesse nüüd tuleks lisada võimalikult täpsed kogused ikkagi. Või mitte võimalikult, vaid tuleks lisada täpsed, et muidu on probleem, et kui lubate 9, aga tuleb 10, siis peame tagasi saatma, kui lubate 10, aga saate 9, siis peame uurima välja, kus see 10 läks. Et täpsed kogused ja siis see võimaldab meie laol toote kiiremini vastu võtta ja kiiremini müüki panna ja siis ka loodetavasti kliendile saata, eks ju. Kindlasti tuleks teha kindlaks, et igal tootel on vaid üks triipkood. Et kui tootel on mitu triipkoodi, siis on võimalus selles mõttes, et üks on vana triipkood, siis võime lugeda vana triipkoodi ja vale toode võib minna valele kliendile, eks ju. Et siis vajadusel lihtsalt kleepige see õige ja uus vöötkood vana peale, kui on vaja pakendil vaheta vöötkoodi. Ja kindlasti tuleks ka silmas vedada seda, et tarnida meie fulfillment lattu või vaid tooteid, mille pakendid pole kahjustatud. Et kahjustatud pakenditega tooted saadetakse tagasi ja neid ei ole lihtsalt võimalik müüa. Ja kui olete siis selle varude täiendamise toonud, siis laadige lihtsalt alla fulfillment paki silt ja kleepige see varude täienduse saadetisele siis. Ja kui te nagu saadate siis korraga on ju mitu lao täiendust, et siis on nagu tähtis märgistada iga pakend õigesti. Ja ausalt üldse on väga tähtis märgistada pakendid õigesti, sest et meie ladu kasutabki just neid märgistusi siis selle kasti sio identifitseerimiseks, eks neid FBP silte kasutame. Ja kui te olete siis selle varude täienduse valmis teinud, siis tuleks see salvestada ja siis te saab külge staatuse new või uus. Ja lao täiendusi võetakse siis lattu vastu vaid siis, kui neil ongi see staatus new või uus. Nagu mainisin, siis see vöötkoodi paigutus on ka ikkagi üsna tähtis, et kui te näiteks kleebitegi peale uut vöötkoodi, siis lihtsalt pange see vana vöötkoodi peale. Sellepärast, et kui te näiteks, ma toon näiteks, et kui te kasutate näiteks mingit vana, ütleme siis kodutehnika kasti selleks, et saata tooteid fulfillment lattu ja seal nagu oma see vöötkood, ütleme ongi mingi Whirlpooli pesumasin,
aga sees on hoopis Samsungi telefonid, siis meie ladu võib ekslikult ju vaadata sealt seda Whirlpooli silti ja skännida seda ja arvataksegi, et see on pesumasin ja saadetakse kliendile, aga tegelikult on hoopis sees 30 Samsung Galaxy't. Et vana köödkood tuleks ära katta, panete lihtsalt uue peale ja asi on. Ja muidugi jah, ka on koht niimoodi, et võidakse lihtsalt valesse sihtpunkti lõpuks saata, kui tellimus on valesti sildistatud. Ja samamoodi nagu kindlasti ka ise teete, on ju, kui võtate kaupa lattu vastu, siis ka meie jälgime kvaliteedistandardid. Ja kui toode on kahjustatud, pakend on kahjustatud, pakend on määrdunud, märg, seal polegi pakendit, eks ju, võib-olla on peal mingi krooni ajast veel hinnasilt, siis seda ei võeta lihtsalt vastu, sest seda ei ole võimalik müüa ja see on ka teie huvides, et selle asemel, et lihtsalt hoida kahjustatud pakendiga toodet, mida ei saa müüa meie laos ja selle eest ise maksta, pigem on see parem mitte saata üldse. Ja samamoodi ma usun ka teil endal laos ikkagi, et kui näiteks te tellite 10 toodet kusagilt, teile saadetakse 10, 9 on nagu karpokk ja 1 on katki, siis see ju ilmselgelt ei võta vastu seda viimast. Ja fulfillment laovarude puhul on väga tähtis jälgida, et oleks kõik need laovarud korrektsed ja kui midagi hakkab nagu väheks jääma, siis saatke juurde. Te saate ka nagu mõttes alati analüüsida, et kui palju olete müünud seda eelnevate mingite perioodide jooksul see fulfillment pealehed ja siis selle põhjal teha nagu otsused, kui palju saata ja tasuks ka jälgida nagu ütleme hooajalisust, toote iseloomu. Ütleme, kui näiteks on tegemist mingi rannapallide ja asjadega, siis talvel ei ole väga mõistlik neid saata fulfillment lattu, aga suvel jällegi tuleks rohkem. Ja fulfillmenti puhul on tähtis ka see, et ainult kinnitatud tooted ja aktiivsed pakkumised, ühesõnaga, kui toode on kinnitatud ja aktiivne või vähemalt on pakkumine aktiivne, siis on seda võimalik võtta fulfillment lattu. Et toode peab olema siis kinnitatud kindlasti pärast üleslaadimist. Ja selle jaoks siis peate kindlasti veenduma, et kõik andmed, kohustuslikud omadused, pakendi mõõtmed, mis iganes, kõik oleks täidetud ilusasti, toode oleks siis pärast seda kinnitatud ja pakkumine lisatud. Ja te võite näiteks teha niimoodi, et kui te ei soovi toodet aktiveerida enne fulfillment lattu saatmist, siis märkige kogus 0, aga lisage jah sellele juba tarneaeg ja hind ja siis on seda võimalik saata fulfillment email. Ja siis see võimaldab, kui te ikkagi analüüsite neid müüki ja järjepidevalt jälgite neid laokoguseid fulfillmentis, siis te saate selles mõttes olla kliendist nagu sammu võrra ikkagi ees, et ei tekiks situatsiooni, kus teil ei ole toodet laos, aga sellel tuleb tellimused, eks ju. Ja miks on ka tähtis võib-olla selle aktiivse pakkumise puhul või jälgida seda, et toodet oleks aktiivset pakkumist, on siis see, et kui te nüüd koostate selle varude täienduse ja panete mingid tooted sinna, mida te ei ole lisanud varude täiendamisesse või mille pole siis aktiivset pakkumist, eksugi, siis see läheb ikkagi meie fulfillment lattu ja ta lihtsalt ootabki seal, kui te ei ole müügis selles mõttes. Et jah, ennem nagu selle varude täiendamist, toodete väljasaatmist tuleks teha kindlaks, et tooted on kõik kinnitatud, aktiivsed ja valmis müügiks. Ja kui te nüüd soovite siis fulfillmenti kohta rohkem infot, soovite selles mõttes liitprogrammiga, teil on mingi küsimusi, siis võite lihtsalt julgelt kirjutada aadressil mpsellers.paup24.ee. Et näete seda siin ka praegu ekraanil ja ma võin ka pärast seminari lõpus heaks juhuks siis chati kirjutada, et kõigil oleks olemas. Viimasena siis ka peatun ühtlasi meie võta ühendussektsiooni teemal. Et võta ühendussektsioon sisuliselt teie otseliin meie tehnilise toega. Et sinna siis saadate oma küsimused, kui tooteid on vaja kinnitada, kui on tellimusega probleeme, tahate näiteks oma logo muuta poes, mis iganes. Siis võite kirjutada meie tehnilisele toele, nemad vastavad teile. Keskeltläbi 2 tööpäeva jooksul on hiljemalt vastustel olemas. Tipphooajal võib natukene veidi kauem minna, kuid ma rõhutasin mõttes seda, et meie tiim näeb teie küsimus, see, et kohe ei saa teile saata lahendust, ei tähenda, et tegele sellega. Mõnikord on vaja näiteks konsulteerida kliendiga esmalt, mõnikord on vaja konsulteerida mingi logistikaosakonnaga, et seal taustal või foonil võib toimuda palju erinevaid tegevusi, mis lihtsalt teieni ei kandu, aga kindlasti me tegeleme teie asjadega. Ütleme, et kui on mingi päring, mis puudutab mitut toodet, siis palun esitage kogu info ühes päringus.
Et kui te hakkate iga toote kohta eraldi päringuid esitama, siis see lihtsalt asjatult koormab meie süsteemi ja tehnilist tuge ja põhjustab nii teistele kui ka teistele müüjatele vastamises viivitusi. Et esialgsel päringule vastatakse kindlasti, pange lihtsalt kõik info sinna. Ja kui te nüüd saadate neid päringuid, siis on ka väga tähtis kindlaks teha, et kogu see info, mis te lisate sinna, on võimalikult täpne, eks ju. Et eriti, kui me näiteks räägime siis võib-olla toodete kinnitamisele saatmisest, siis peaks veenduma, et kõik parameetrid, seal omadused, tiitel, kirjeldus, pakendimõõtmed, kõik oleks täidetud ilusasti ja siis esitada see kinnitamiseks kontrollimiseks. Muidu on see, et kui saate pooliku toote, eks ju, siis tehniline tugi vaatab selle üle mingi perioodi, siis saadate teile vastused, et see info on puudu, siis teete ära, saadate uuesti ja kõik see pikendab seda protsessi nii teie kui tehnilise toe jaoks, et mõistlikum on jah, kohe alguses saate võimalikult täpne info, et siis saate ka võimalikult kiiresti abi. Nii, ja vaatame korra, rohkem mul selles mõttes infot ja slaide ei ole teile näidata, et ma vaatan, võtsin natuke küsimusi, saan äkki natuke mida pakkuda välja ka vastuseid ja infot.